Päeval on sooja kuni 7 kraadi, õhtul aga kuni -2 ja selleks korraks kõik. Peagi on algamas saade zooloog Joosepiga ja saates on tulekus kevadest rääkimine, nurmenukudest rääkimine ja paljust muust. Seega nautige ja head õhtut! Tervist! Täna oleme siin Zooloog 4 filmimises. Siin Lilleorus kell 2:50. Midagi sellist, igatahes. Täna me räägime väga palju huvitavaid jutte, mida iganes on ju. Ma olen tark. Kevad on, nagu te kõik olete vist märganud, et puud on rohelised, muru on jälle väljas ja elu on lill. Igatahes me oleme siin imede maal on ju. Ja nagu näete, kevad on ju ja lilled kasvavad juba. Mul on siin mikroskoop ja täna me uurime siin lilli. See on see valge võlur on ju. Ta võlub nektarit tegelikult, et lõhnab ka nagu päris lille. Siuke ilus on ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 õit ja mesilastele väga meeldib see. Nad alati lutsivad selle kollaseid mumme. Vot nii. Ja ma tahaks siis rääkida, miks lilled tegelikult kasvavad. Ma ütleks, et lilled kasvavad sellepärast, et neil on vabad tahted ja nad võivad mida iganes teha, mida nad tahavad. Suhtes, et see on vaba riik ja las kasvavad. See on väga tuus. Mina supportin neid ja nii. Pöörame ümber, näeme mesitarusi. Siin on elektrivõrk ees, sellepärast, et meil siin imede maal kasvavad karud. Nagu te teate, et karudele meeldib mesi, on ju, aga mesilastele väga ei meeldi jagada siin platsis, on ju, et nad on head ehitajad ja ehitasid meile siia elektrivõrgu ette, et karu ei saaks näpsata neid mett. Igatahes, et ma ei hakka valetama, mesilased on päris targad, väga head meekogujad. Linnakad mõtlete, et kus mesi tuleb, on ju, ma ei tea muffigi. Aga tegelikult see tuleb siit samast imede maalt, kuradi elektrivõrgu tagant tarudest raisk. Lähme vaatame lähemalt. See on nii lähedale, kui ma saan tulla. Ma ei taha särtsu saada. Ma isegi näen paari mesilast ringi lendama. Ja ma olen nende vastu allergiline. Peace out jälle. Jänese kapsa jänes. Ja see on ikkagi mu lemmik. See on parem kui parem kui Hesburgeri purks, ausalt. Linnakad võivad siin arvata, et mis asi see jänese kapsas on. Ma olen ainult jänestes kuulnud, aga see on kibe. Et jänesed on siuksed vegateerianid, on ju, nagu sumed on ju. Ja nad mõtlevad, et salat on tervislik. Nad hakkasid kasvatama siin. See on nii popp, et nad panid selle enda nime järgi jänese kapsas. Äkki näeme isegi paart jänest siin, äkki põll on ees ja mingi hari ka käes, ka looduse kaitsjad ja värk. Aga vaatame lähemalt neid. Zoomin siin sisse oma mikroskoobiga. Ma näen, et see pask, siin on 3 lehte. Vaadake seda. Njäma. Jänese kabasas on topse ja Soome paika. Kas me kõnnime siit metsatukast välja? Tule ma olen mingi traktorit raisk. Neil on julgus seda veel käima ka ei jätta. Nagu, kas nad ei tea, kuidas see loodust rikub? Nad lihtsalt korjad nagu puid ära. Nad on narsassistid raisk. Ma ei suuda. Retakad. Nagu näete, siin ütleb rästiku kodu, aga ma ei tea, kes need rästikud arvad, et nad on. Ma ei ole mingi tuss, ma ei karda munnigi raisk. Kuradi rästikud viivad putsi käia. Vot, mina olen zooloog. Mina uurin sind. Kui ma küll neid üles leian. Oleme siin soos. Nagu näete, kui te vaatate vasakule ja siis lausa paremale. See on suht soo moodi, sest kui meil siin metsatukas lumi ära sulab, siis tekib palju vett, on ju. Ja siis linnakad võib-olla hakkavad mõtlema, et miks lumi üldse sulab. Lumi sulab sellepärast, kui päike on kaugemal meist, siis on külm, on ju. Ja kui vihm hakkab saama, see jäätub ära ja siis see lendab alla lumehelvekestena. Vot,
ja siis need jõuavad maha, onju. Ja kui päike otsustab, et davai, ma tulen lähemale. Ja siis kõik see jäätunud vesi hakkab ära sulama, onju. Ja siis käib suur pauk, nagu mudapauk, nagu plärts. Sest kõik on sopane siis. Ma tean asja. Ma olen soolo. Ma praegu ei saanud aru, kuidas me soost jõudsime suure pauguni. Mõtli. Nagu te näete, siin on üks looduslik võmp. Siuke huvitav asi on see looduslik võmp, et kohe kui karud talve unest üles ärkad, nad on sidaks kiimas, onju. Siis nad otsivad selle loodusliku võmba üles ja lähevad hõõruvad ennast vastu seda. Ja sealt tulevadki karupojad, sest loodusliku võmba peal on palju maagiavett. Ja nagu te näete, see looduslik võmp on päris vana. Sellel on isegi sammalt peal. Ma väga ei tahaks seda puutuda igaks juhuks. Ei, no see looduslik võmp teeb enda töö ikka väga hästi ära. 1, 2, 3, võte! Kada ees, ma leidsin siin... Njoota. 1, 2, 3, võte! Kada ees ma leidsin endale väga ilusa käbi siin. Ja linnakad, te võite mõelda, et mis asi on käbi? No las ma näitan teile. Käbi on kuusevili. Nagu igal puul on oma vili. Nagu õunapuul on enda õun ja pirni puul on enda pirn. Aga kuusk, see on erinev. Sellel pole lehti. Ja ilma lehtedeta kuusk, ehk tavaline kuusk, teeb käbisi. Ja käbides on tegelikult seemned sees. Selles suhtes, kui see nagu alla kukub, onju, siis siit kukuvad seemned välja, kui see piisavalt nagu üle aja läheb lahti. Siin on täitsa tutikas käbi, mis just kukkus. Nagu te näete, siin on kõik see ikka veel kinni, et seemned on ikka veel sees. Need ei ole veel välja kukkunud. Ja selles suhtes, et suht retakad tegelased on ka metsas, nagu oravad. Oravad on siuksed huvitavad olendid, kellele meeldib kävisi süüa. Aga vot, paar kiimas oravat on ka, et nad vahel mängivad nendega. Aga tavaliselt nad lihtsalt söövad neid seemneid. Ja mingi ronivad siin puude otsas ja söövad lollusi. Mulle ei meeldi oravad igatahes. No jah, vot nii. Mine metsa! Nurmenukud on juba väljas või? Njäm. Ma armastan nurmenukke. Njäm. Mjau. Nüüd me lõpetame enda zooloog 4 ära siin. Oli tore jälle teiega siin loodusest rääkida. Saada aru, miks päike kaugemale ja lähemale tuleb. Mis asjad on käbid ja kõik veel rohkem. Ja mul on ilgelt suur põiekas, et nägemist. Toilet. Aadan saanud kinni seal. Ei. Vaata kui fancy see on. Väliskäimlaks. Mida? Väliskäimlaks, see on reaalselt ilus. Mida? Kui ka. Mine peaks. Siin on